Tere teile! 2024. aasta on läbi saanud ja 25. aasta kätte jõudnud. Minul on viimane aeg teha kokkuvõte oma möödunud aasta videolugudest, mis jõudsid Saarte Hääle veebilehekülje peale. Loomulikult kõike ma näidata ei jõua, aga olen välja valinud 80 eredamat hetke aastast 2024. 2024. aasta algas traditsiooniliselt Kuressaare keskväljakul toimunud kontserdiga, kus astus üles Madis Arro ja ansambel Reminders. Rahval oli lõbu laialt ja tantsida sai mitu head tundi. Kohe aasta alguses läksin lähemalt vaatama, kuidas töötavad Kuressaare tervisepargis lumekahurid. Lumi ei tundunud üldse võlts, vaid mõnus ja pehme. Jaanuaris sattusin külastama Lümanda kooli loodusklassi, kus koolilapsed on üheskoos kasvatamas erinevaid putukaid, tigusid ja akvaariumikalu. Õpetaja rääkis loo, kuidas korra pääsesid teod oma akvaariumist välja ja hakkasid laste kontrolltöösid sööma. Ilmselt aasta suurim nunnulugu valmis 18. jaanuaril, kui käisin filmimas pisikesi Tiibeti mastifi kutsikaid. Tublil koeraemmel sündis lausa rekordilised 19 kutsikat. Antud sündmus jõudis ka üle-eestilisse meediasse. Kui Lümandas saime näha erinevaid putukaid ja tigusid, siis veelgi suurem valik jõudis minu kaamera ette nooruse koolis. Oma lemmikuid tõi koolilastele näha eksootiliste putukate maja perenaine Meril. Lastele pakkus see kõik muidugi palju huvi. Veel käisin jaanuaris vaatamas, kuidas näeb välja äsja remonditud Kuressaare linnus. Lisaks linnuse sissekäigule said uue näoga mitmed ruumid. Kes veel ei ole käinud, siis soovitan kindlasti vaatama minna. Keldrikorruse loodusosakonnast kolisid loomad talvekorterisse paremaid aegu ootama ja ehk saame veel neid kunagi näha. Jaanuaris sai Kuressaare linnuses alguse mitmeosaline mälumängusari Saamu mälu. Neid mälumänguõhtuid käisin ka korduvalt filmimas ja sellest valmisid telesaate mõõdus vaatamised. Tallinnast pärit Lembi ja Endla Vaher käisid jaanuari lõpus külas Maria balletistuudios ja andsid beebidele ning noortele võimlemise ja akrobaatikatrenne. Pisikese lapse lae alla lennutamine tundus esmapilgul päris hullumeelne vaatepilt, aga asjaosalised ise olid kõik rõõmsad. Veel käisin jaanuaris vaatamas jääpurjekate võiduajamist. Neid maru kiiresti liikuvaid masinaid ma ei olnud mitte kunagi varem nii lähedalt näinud. Teada on, et saardlasedki on kõvad jääpurjetajad. Veebruaris käisin vaatama Saaremaa gümnaasiumi 4. lennu revüüetenduse viimane peatus viimast peaproovi. Revüü enam saardlastele tutvustamist ei vaja ja muidugi said noored hakkama järjekordse vägeva showga. Veebruaris sooritati Saaremaal teadolevalt esimest korda ajaloos vedurijuhi eksamit. Väga hästi läks. Eksami närv oli suurem kui asi väärt, aga sai kõvasti tööd ja vaeva nähtud ja tulemus oli hea, väga hea. Null viga. Veebruaris toimus Kuressaare spordihoones väga suurejooneline Saaremaa gümnaasiumi pall, mis pühendatud Eesti Vabariigi 106. aastapäevale. Uurisin noortelt, kuidas neil palliks ettevalmistus käis. Selgus, et enamus olid selleks õhtuks tuliuued kleidid ikkagi selga ostnud. Vabariigi sünnipäeval sattusin Titerande vaatama, kuidas talisuplejad korraldasid traditsioonilist ühisujumist. Sellel korral otsustasin mina varbad kuivaks jätta ja soojas jopes oli samuti päris mõnus olla. Veebruaris käisin vaatamas, kuidas näeb välja Kuressaares toimuv Coop malering. Toona jäi minu kaamera ette ka male suurmeister Jaan Elvest. Ehk veel mäletate, et jaanuaris käisin vaatamas pisikesi Tiibeti mastifi kutsikaid, keda sündis pesakonda lausa 19 tükki. Märtsis läksin kutsadel uuesti külla ja mõne kuuga olid noored karvakerad juba kõvasti kosunud ning hakkasid uutesse kodudesse minekuks valmistuma. Märtsis kurtsid Kuressaare elanikud, et meie lossipark on nagu läkuauk. Et olla asjas päris kindel, läksin ka ise asja kontrollima. Märtsis käisin Kuressaare haiglas tegemas suuremat videolugu füsioteraapiast. Head inimesed kohapeal näitasid minule väga erinevaid masinaid ja tegid füsioteraapiast suurepärase ülevaate. Märtsis kuhjusid Veere sadamäärde suured rüsijäämäed. Sellest sai saardlaste hulgas väga populaarne vaatamisväärsus. Märtsis tutvustas Nasvamees Tambet mulle oma küttepuude tegemise tehnikat. ATV haakesse käib palgikäru koos suure haaratsiga ja sealt edasi liiguvad palgid juba halumasinasse. Tambet ütles, et on lihtsalt niivõrd mugav mees ja korralik tehnika teeb füüsilise töö tema eest ära. Märtsi lõpus käisin Viieristi karjääris vaatamas motokrossi võistlust. Tegin juttu ka paljude sõitjatega, kes tutvustasid mulle krossisõit ja hingeelu. Aprillis korraldas Saarte Hääle toimetus oma lemmiku burgeri valimise. Tõime linna burgeri pakkujate juurest purksid ja lasime žüriil teha omad valikud.
Aprill tõi Nasva kai peale taas ka särjepüüdjad ning mina läksin inimesi tüütama ja uurima, kas kala ikka näkkab ka. Jah, kuskil nii, tunnis 2 kala. Aprillis käisin tutvuma Sihiraa tegevusega ehk tegemist on lasketiiru teenusega, kus klientidel on võimalik turvaliselt proovida erinevate relvadega täpsust lasta. Tegemist oli minu jaoks ka täiesti uue kogemusega. Tänaseks tean, et Sihiraa on oma tegevuse ilusti käima saanud ja seltskonnad käivad üksteisest mõõtu võtmas. Aprillis toodi mandrilt Saaremaale näitamiseks Solaride elektriauto, millega tudengid käivad ka võistlemas. Sain teada, et sõidumugavuste poolest on see masin siiski pigem väga halb. Veel sattusin aprillis Nipi ranšosse, kus peremees tegi ülevaate veisesõrgade värkimisest. Kellel on teema vastu huvi, siis Saarte Hääle kodulehelt leiate täis pika ja põhjaliku koolitusvideo. Samal kuul käisin ka uurimas, mis elu elatakse Saare golfis. Kõik me teame, et Kuressaare külje all on suur golfiväljak, aga väga paljud ikkagi ei tea, mida seal täpselt teha saab ja kes sinna väljakule tohivad mängima minna. Päeva lõpuks sain golfi kohta palju uut teada. Aprillis sattusin taas Lümanda kooli ja sain tuttavaks noore vanavara koguja Steveniga, kes on kõik võimalikku isiklikku vanakraami kooli kaaslastele vaatamiseks toonud. Aprillis toimusid taaskord liiklustalgud ja käisin koos politseiga kiiruse ületajaid püüdmas. Video tegemise jooksul olid tegelikult liiklejad väga tublid ja trahvi keegi ei saanudki. Aprillis toimus Sõrves Saare Kõmin nimeline aktsioon, mille käigus otsisid demineerijad metsas teise maailmasõja aegseid lõhkekehi. Leide tuli välja väga palju ja tekib tunne, et Sõrves ei julgegi labidat kusagil maasse lüüa. Mais toimus taaskord üle-eestiline suur Teeme radalgupäev. Mina tegin jälle traditsioonilise talgutiiru ja käisin koos kaameraga mööda Saaremaad ringi ja vaatasin, kuidas talguid peetakse. Mais läksin ka lasteaeda. Nimelt avati Idaniidu lasteaia uus moodulmaja, kuhu mahub 2 rühmatäit lapsi. Õpetaja Karina tegi mulle majast toreda videotuuri. Maikuus käisin vaatamas, kuidas lapsed jalgrattaringis käivad. Sõidutunde tehakse neil linnatänavatel kui ka platsil erinevaid slaalomeid ja pidurdamisi harjutades. Kõige lõpuks saavad lapsed kätte jalgratturi juhiload. Mais toimus Kaitseväe suurõppus Kevadtorm. Mina käisin uurimas, mis emotsiooniga mehed õppusele lähevad. Kuule hea, väike puhkus ikka vahelduseks. Millal viimati käidud sai? Ma arvan, et mingi 5 aastat tagasi äkki või? 1. maikuu ööl käisin Roomassaare sadamas filmivõtteid jäädvustamas. Tegemist oli filmiga Hõbepulm, kus oli asi ette võetud ka väga põhjalikult. Kohal oli suur hulk rahvast ja palju tehnikat. Filmi mina ise veel näinud ei ole, aga tean, et esilinastus toimus juba eelmise aasta lõpus. Kui esmalt käisin uurimas, kuidas Kevadtormile minejad end õppuseks valmis seadsid, siis nüüd sattusin peale õppuse käigus toimunud helikopteri dessandile. See oli üks väga võimas vaatepilt. Ühel ilusal maikuu päeval kutsus Karl Jakob Toplan mind kanuuga sõitma. Ta korraldab Saaremaa loodusretked nime all kõikidele huvilistele kanuumatkade elamussõite. Lõve jõel tegime väga ägeda tiiru ja see on kindlasti Siimu soovitus, minge kõik proovima. Maikuus käisin ka Prukal, kus toimus uue päästekaatri Klaara ristimine. Kohalikud vabatahtlikud päästjad tundsid uue kaatri üle suurt rõõmu. Mais käisin külas Allanil, kellel on väga haruldane hobi. Nimelt on ta teadaolevalt Saaremaa ainukene hobikorras sipelgatte kasvataja. Allan tegi mulle sipelgatte hingeelust ja olust põhjaliku ülevaate. Mais toimus Kuressaare haiglas suur päästeõppus, kus maja oli suitsuga täitunud ja vaja kiirelt suitsu sukeldujate abi. Kunagi varem ei ole ma nii lähedalt päästeõppusi filminud. Mais sattusin ka valli all tegema suuremat videolugu kiiretest putukatest. Tegemist on tehnikaalase huviringiga, kus nii poisid kui ka tüdrukud kihutavad krossikate ja ATV-dega mööda erinevaid põllule joonistatud radu. Koha peal garaažis avanenud vaatepilt oli võimas, sealt leidus tohutu hulk erinevat tehnikat, millega noored saavad tegeleda. Saaremaa gümnaasiumis oli mais käimas suunamoodulite praktikanädal, kus üks moodulitest oli IT ja inseneeria temaatikat pakkuv moodul nimega tulevikutehnoloogiad. Koha peal käis usin robotontide programmeerimine. Juunis käisin Kaubi külas, kuhu on rajatud spetsiaalne Mölki mänguväljak. Olen küll varasemalt selle mänguga veidi tutvunud, kuid nüüd sain vaadata, kuidas profid ehk Euroopa meistrid seda mängu mängivad.
Juunis toimusid Kuressaare kesklinnas kalisteenika Eesti meistrivõistlused. Kehaliselt tugevad mehed tegid erinevatel rööbaspuudel pead pööritavaid akrobaatilisi trikke. Minu teada midagi sellist varem Kuressaares toimunud ei ole ja kohal olid Eesti oma ala parimad. Juunis sattusin ka koerteklubi aktiivharjutusväljakule, kus said kokku värsked koeraomanikud. Algas kutsikate kooli uus kursus. Esimeses tunnis räägiti, mis noori kutsasid ja nende omanikke kooli sees ootab. Saaremaa tuntud tantsuklubi Semiir tähistas juunis oma suurt 25. sünnipäeva ja Kuressaare spordihoones sai toimuma Semiiri ajaloo suurim kontsert. Mina käisin päev enne kontserti uurimas, kuidas tantsulapsed tegid peaproovi. Kuressaares avas eelmisel aastal uksed päris mitu uut kohvikut. Mina sattusin neist ühte Kardemon kafeesse, kus kohviku perenaine tegi mulle uuest kohast kiire ülevaate. Juunis tegin pikema videoloo noore ralliperega, kes on rahvarallis ja rahvasprindis kõvasti esikohti koju toonud. Kuidas Magnus ja Maria autorallini jõudsid, saab vaadata juba videost lähemalt. Juunis avati Kuressaares kauaoodatud Lidli kauplus. Käisin avamispäeva hommikul kohapeal ja uurisin, miks inimesed poe avamist pikisilmi on oodanud ja mis saavad olema nende esimesed ostud. Pööraselt palju osteti väga soodsa hinnaga müüdavaid keraamilisi grille. Avamises tegin otse ülekandega Kadi raadio hommikuprogrammi. Jaanide aegu tegin ka traditsioonilise tuuri erinevatel jaanipidustustel. Õhtu oli ilus, lõkked põlesid ja inimesed tantsisid, nii nagu jaanidel ikka olema peab. Muidugi sai näha ka köievedu, mis kuulub samuti selle päeva juurde. Juuni lõpus sattusin Salmele, kus toimus maakaitsepäev. Oma töid ja tegemisi olid rahvale tulnud tutvustama Päästeamet, politsei, kaitseliit ja muudki tähtsad organid. Juunis jõudsin veel ka Nasva jõele, kus oli kõigil huvilistel võimalik rentida supplaud ja minna jõge avastama. Tahtsin teada, mis asi see suppamine üldse on ja kuidas sellise lauaga sõidetakse. Selgus, et see on üks igavesti põnev asi ja soovitan teilgi järgmisel aastal proovima minna. Järgmine sportlik tegevus viis mind juulikuus pickleball'i mängima. Kui supplaud olin varem vähemalt näinud, siis pickleball oli minu jaoks täiesti uus asi. Küll aga tean, et saarlaste hulgas on sellest tänaseks saanud vägagi populaarne spordiala, mida mängitakse talvistes tingimustes, ka siseruumides, ning võistlustel on samuti saarlased juba edukad. Juunis sattusin Roobaka mõisapeole, mis teisisõnu on Roobaka küla kokkutulek. Endale teadolevalt ma varem Roobaka külas käinud ei olegi. Üritus oli väga populaarne ja rahvast kohal kõvasti. Augustis toimusid Saaremaal mitu päeva kestvad teenistuskoerte kutsemeistrivõistlused. Kohal olid koerad Eestist, Lätist ja Leedust. Erinevatel päevadel olid koertel ette nähtud ka erinevad ülesanded. Augustis toimus Saaremaal Eesti Dodge Challenger klubi kokkutulek. Kuressaare kesklinna sõitsid kaunistama tõelised Ameerika muskelautod, mis meelitasid kohale hulga publikut. Uurisin, miks isegi naised selliste autodega armastavad sõita. Mootorimüra pakkus kohe ka järgmine videolugu, kui augustis sai toimuma Pihtla RT rahvasprint. Saaremaal jõudis kohale suur hulk motospordihuvilisi. Jahipidamine on minu jaoks täiesti võõras teema, küll aga jõudsin augustis tegema videolugu Saaremaa jahiseltside laskevõistlustele. Kohal olid erinevatest seltsidest jahimehed, kes võtsid mõõtu täpsuslaskmises. Erinevad olid ka nii distantsid kui alad. Augusti lõpus avati Kuressaares järjekordne laste mängutuba, mis kannab nime Liikluslinnak. Ruumid näevad seest välja kui linnatänavad ja seal on võimalik lastel elektriautodega ringi sõita ning liikluskultuuri õppida ehk mängi õppimine on ühendatud. Septembris tegin suure videoreportaaži Ruhnu purjeregatist. Koos hea raadiokolleeg Ahtoga purjetasime ööpimeduses. Kahekesi Ruhnu ja tulime sealt 2 päeva hiljem suure tormiga kodusadamasse tagasi. Oli see vast ettevõtmine. Tagasitulek võttis aega 11 pikka tundi. Septembris sattusin tegema videolugu Amara laserkliinikusse. Laserepilatsioon on Saaremaal täiesti uus teenus ja tahtsin teada, mis asi see on ja kellel üldse mõeldud. Septembris toimus taaskord traditsiooniline vanade kalade regatt. Käisin uudistamas, kes need vanad kalad on ja kuidas nad aastakümneid tagasi üldse purjetamise juurde jõudsid. Lõbus vaadata, kuidas suured mehed pisikest optimist-tüüpi purjepaatidega üksteisest mõõtu võtavad. Septembris hüppasin läbi Sandlas asuvast garaažist, mis on otsast lõpuni erinevaid tsikleid täis.
kõige muu kõrval putitavad Saaremaa mehed üles ka väga vanu võidusõidumootorrattaid. Uurisin, miks on sellised vanad rattad meestele niivõrd südamelähedased. Oktoobris vahetult enne Saaremaa rallit avati Kuressaare linnuses rallimudelite näitus nimega Kirgede tolm. Sadu rallimudeleid tõi linnusesse kohale koguja Marek Mändmaa. Enne rallit jõudsin minna ka vaatama, kuidas valmivad Saaremaa rallikarikad. Karikate ülemine osa on tehtud metallist ja need kaaluvad ka päris palju. Oktoobris avati peale põhjalikku remonti Rohu lasteaia väike maja, kus mul õnnestus vahetult enne lindi lõikamist teha põhjalik videotuur. Kõik nägi välja muidugi ilus ja puhas. Päev enne Saaremaa ralli starti sain kokku naistega, kes tegid ralli ajalugu. Nimelt sai neist esimene naiste ekipaaž, kes osalenud Saaremaa rallil veoautoga. Tänaseks on teada, et Aneta Liik ja Aira Lepp said ka edukalt ralli lõpetatud. Oktoobris jõudsin videotuurile ka Kuressaare haiglasse, kuhu olid külla oodatud haigla endised töötajad. Nii tutvustati meile kiirabiautosid kui ka uusi seadmeid, mida endised töötajad veel lähedalt näinud ei olnudki. Oktoobris toimusid erinevates Saaremaa koolides Rakett 69 õpihuvilaagrid, mis kulmineerusid suurema Rakett 69 juunior võistlusega. Käisin noori teadmiste huvilisi vaatamas nii nooruse kui ka hariduse koolis. Oktoobris toimus Kuressaares Aia tänaval suur liiklusavarii õppus, kus olid avariisse sattunud erinevad sõidukid ja kannatunuid oli väga palju. Sain kaameraga õppuste kulgu jälgida väga lähedalt. Novembris käisin Lümanda rahvamajas uudistamas nukunäitust, kuhu olid kohal jõudnud 100 erinevad vana aja nukud. Pean tunnistama, et tänapäeval nii detailselt vist nukke enam riidesse ei pandagi. Novembris sattusin Sakla rahvamaja keldrikorrusel asuvasse muuseumisse. Olin aastaid tagasi siia korra sattunud ja nüüd läksin lõpuks suure huviga ka videolugu tegema. See muuseum on maast laeni põnevaid museaale täis ja erilist rõhku on pandud vanadele raadiotele ja televiisoritele. Soovitan kindlasti kõigil uudistama minna. Novembris käisin nooruse kooli saalis uudistamas, kuidas toimetab Saaremaa saalihokiklubi Merikas. Selgus, et trennis käib väga palju noori ja treeneri sõnul on eesmärgid klubil kõrged. Kes otsivad oma lastele aktiivset tegevust, siis see trenn võiks kindlasti sobida ka väga hästi. Novembris tutvustas trummikooli asutaja Kaupo Saar mulle oma kooli ja rääkis trummimängust lähemalt. Kaupo loodud koolis õpivad trummimängus 100 noored trummarid. Kuressaares toimuvad trummikooli tunnid noortekeskuses. Novembris käisin ka Salme koolis, kus Saaremaa automodelism tutvustas huvilistele oma tegevust. Aastaid tagasi käisin juba uurimas, kuidas mudelautodega kihutatakse ringrajal. Sellel korral võtsin fookusesse minifarmi tegevus ehk mudeltraktorid. Novembris toimus traditsiooniline off-road võistlus Saare Koll. Reede õhtul hüppasin läbi võistluse staabist ja uurisin, kuidas võistlejad eesootavaks katsumuseks valmis on. Laupäeval jõudsin kaameraga aga lööne karjääri, kus käis off-road meestel juba korralik müttamine. Ette antud aja jooksul tuli karjääris läbida võimalikult palju ringe. Novembri lõpus käisin Orissaare spordihoones pealt vaatamas vibu laskmise trenni. Eelnevalt ma isegi ei teadnud, et Saaremaal selline treening toimub. Minul endal on vibuga kokkupuuteid täpselt nii palju, kui kunagi lapsepõlvest pajuokstest vibusid sai tehtud. Trennis olid muidugi kasutusel juba peenemad vibud. Novembris läks käima ka järjekordne TV10 olümpiastartisari. Käisin Kuressaare spordikeskuses uurimas, kas tänapäeva noortel ikka on veel spordi vastu huvi ja miks kohale tulnud noored üldse sporti teha tahavad. Kui sa teed trenni, siis tuleb six-pack ka ikka. Aga kellel seda six-packi vaja on endal või et tüdrukud vaataks? Endal, et teivas paremini läheks. Detsembri alguses käisin Tallinna külje all Saku Männiku krossirajal ja sain kokku tuntud Saaremaa mehe Heiki Hansoga, kes on pannud ka oma väikesed pojad krossi sõitma. Heiki tutvustas mulle laste tsikleid ja selgus, et poisid teevad motokrossis juba kõvasid tulemusi. Aasta lõpus tegin ka oma traditsioonilise aasta lõpu küsitluse. Kui varem olen uurinud jõulukingituste, jõulufilmide ja laulude kohta, siis sellel korral tahtsin teada, millised on kõige paremad jõulutoidud ja millised on need toidud, mis kohe mitte kuidagi jõululauale ei sobi. Glögi, kena sooja glögi või kui silma kinni pigistad, siis üks pits viina võib ju ka olla, eks ole, ei tee ju paha, aga mõistuse piires ikka. 2024. aasta lõpetasin erinevate jõulupidude ja kontserditega. Just sellised olid 2024. aasta eredamad hetked Saarte Hääle videotes. Mida toob kaasa käesolev 25. aasta, eks seda juba aeg näitab.